Friedrich Robert Fehlmann, koolera Tartus 1848. Hirmus võõras külastab meid teist korda oma ümber maailma reisil. Peterburis oli ta valla puhkenud juuni esimestel päevadel, Tallinnas 26. juunil, Riias juuli esimestel päevadel. Peterburis ja Riias oli ta omandanud hirmsad mõõtmed. Pihkvasse jõudis ta juba mitu nädalat tagasi. Mõned arvasid, et võib-olla säästab ta meid päriselt, kuna on meist põhja ja lõuna poolt juba mööda läinud ning olevat vallandunud Stockholmis ja Berliinis, nagu ajalehe uudistest teada saadi. Tõsiseid eelmänge oli meil siin juba tihti olnud. Vogelsangil, kes meelsasti hüperboliseerib, oli juba ammu pidevalt haigusjuhtumeid, millest ta aga järk-järgult loobus, kuna teistel arstidel polnud ühtegi. Pühapäeval, 25. juulil kutsuti mind Torchen Jürgensoni juurde. Jube vaatepilt, nägu hallikas lilla, silmad auku vajunud, nina terav, nägu vana ja külm, keel kaetud kollakasvalge paksu katuga, jääkülm, samamoodi hingamine, pulss 115 ning kõht puhitunud, keha kuiv, jahe, aeg-ajalt kõhuvalu, tugevamalt krambid reites ja säärtes, katkematu kurgivee taolise vedeliku oksendamine ja sagedased vesised isted. Hääl nõrk ja kähe enam-vähem teadvusel. Ta oli reedel 23. terve päeva oma niiskes ja madalas aias väga kõrgete peenarde vahel istudes ja lamades umbrohtu kitkunud ning laupäeval oma õe Needatsi juures marju korjanud ning neid üsna palju söönud. Pühapäeval vara ta haigestus. Kuna pulss oli veel vilets ning pea-verevarustus puudulik, siis andsin kohe 25 tilka oopiumitinktuuri ning jätsin sinna segu poolest trahmist aromaatsest oopiumitinktuurist, poolest untsist Balderjani tinktuurist, 4 tilgast piparmündiõlist. Sisse võtta iga tunni tagant 20 tilka. Õhtul enesetunne siiski pisut parem, verevarustus puudulik, pulss 110, valud nõrgemad, roojamised harvemad, välimus vähem moonutatud. 30 tilka oopiumitinktuuri. 26. juuli, öö magamata, ent vähem roojamist, vähem valu, pulss 100. Võtab tilku. 27. juuli, magas. Eilsest õhtust peale mitte ühtegi istet, oksendas 2 korda. 28. juuli, magas. Ei roojanud, ei oksendanud, valusid peaaegu pole. Alles neljapäeva öösel vastu reedet hakkas higistama. Nüüdsest alates paraneb iga päevaga rohkem. Laupäeval 31. juulil tahtis ta kõndida, kukkus aga haledalt nõrkuse tõttu. Rükkeri hospitalis osalesin 3 lahkamisel ja teisi lasin endale refereerida. Seal, kus oli olnud tugev vesine roojamine, olid sooled lõdvad ja ilma olulise punetuseta. Aga seal, kus roojamine oli mõõdukas, oli mao ja soolte limaskest tugevalt punetav ning vedel limane sekreet jämesooles veritsev punane. Seljaaju punane, soolte kanali ja kõhukelme vahel vedelikku. Kõige selle põhjal pean väljendama oma veendumust, et koolera on esmalt deletaarsete ainete poolt põhjustatud verehaigus. Need ained omastatakse ainult naha- või hingamisorganite kaudu. Ta lokaliseerub seljaaiu, sellest tulenevad tugevad seljavalud, sääre- ja reiekrambid ning koolikud veel enne roojamist. Teine lokalisatsioon sõltub lisaks soolestiku limaskestale võib-olla sekundaarselt seljaaju afektsioonist. Kõige viljakam ravi oleks esiteks deletaarse põhjuse kõrvaldamine vere laskmise kaudu. Teiseks, seljaaju ja soolestiku vabastamine põletiku ärritusest kuppude abil. Kolmandaks, kaitsta magu ja soolestikku siia ladestunud teravate ainete eest õli ja limavahendite abil. Neljandaks, otsida mõnd teist ravimite aplikatsiooni võimalust, inhalatsioonid, endermaatiline meetod.
Inhalatsioonideks oleks võib-olla otstarbekas tärpentiiniõli, kuna see tungib nii kiiresti kogu kehasse, et kogu sekretsioon ja fekretsioon taandub. Teistel puhkudel näiteks morfium acceticum, quininium sulfuricum. 4. seestpidiselt antagu lisaks emulsioonidele ehk ainult morfium acceticumi. Siin ja seal soovitatakse värskelt lüpstud lehmapiima, samuti õlisid. Eile hommikul ütles mulle madam Laaland, et Kõrvekülas olevat ühel tüdrukul äkitselt tekkinud krambid ja oksendamine ja kõhulahtisus. Ta olevat kohe neelanud õli ja siis piima ning tal hakanud peatselt parem. Tugevalt ärritavaid vahendeid võiks soolte ja mao limaskesta põletikulise olemuse tõttu väga piirata. Nad võivad ehk korraks aidata, forsseerides samuti nagu düsenteeria puhul higi ja uriini eritumist.